Delfi militaarpodcast. Eriväelase jutud. Ainuke lihtne päev oli eile. Iga päev algab nullist. Ukraina on nende jaoks väga kauge. See on umbes sama nagu eestlasele rääkida Iisraelist. Afganistanist või jah, aga Iisrael on seal väga teemas. Okay. Et kõik uudised algavad nagu põhimõtteliselt Iisraeliga. Et Iisrael neid justkui mõjutab. Okay. Ajalooline farss seal on. Ja. Aga see neid kõnetab. Ukrainast nad ei saa väga aru. Kui ma läksin sinna 2 aastat tagasi, siis mul oli seal alguses oma naabritega nii-öelda õlleklaasi kõrval niisugused pikemaid vestlusi ka ja nad ei saa aru. Ohutunnet neil ei ole. Nad ei saa aru. Nad ise kutsuvadki, et nad on see kuldne ühiskond ehk siis 50 aastat rahu on neid täiesti pimestanud. See tempo, mis seal on, see on nagu sa hakkad kell 6 hakkab sul PT on ja või see füüsiline pool 8.30 vist hakkas juba kool on ja sa pead füüsilises vormis olema et nagu ei ulme, aga minu jaoks oli kõige raskem oli ikkagi alguses inglise keel. Me ennem rääkisime saksa keelest on ja mina olen õppinud saksa keelt. Ja minu jaoks oli see inglise keeles meditsiini õppimine ikkagi nagu keeruline ja need sõnaraamatud me võisime kasutada. Sellest pole mitte mingit tolku, 0. Ja see oli minu jaoks nagu kõige keerulisem, aga mehed, kes selle kooli läbi teevad meedikud, siis mina usaldan ennast ja oma perekonda nagu 100%. See varustus tegelikult, mida siis erioperaator kannab ka kaasas, see on ikka kallis. Ja siis mul oli toona poes maksis vist 1.60 maksev konserv on ja. Siis ma mõtlesin, et põhimõtteliselt on sinust treenitud ja sinust on tehtud Lamborghini ja siis üritatakse, et sa sõidaksid toiduõliga on ja. Tinglikult öeldes. Et nagu miks keegi, kas tõesti ei ole võimalik teha midagi head. Ja see on tegelikult minu missioon. Mõnes mõttes tuua see, teengi seda lobi, et tuuagi see ja selgitada ja mul on õudselt hea näha, et tegelikult Eesti natuke üritab ja tahab teha paremini. Ja just, et sõdur oleks söönud korralikult, nagu, sest et lõpuks tühi kott ja seisa püsti. Ei seisa. Et väga valus oli mul näha neid pilte, mis siin viimasel ajal ka Ukraina sõjast on, ja, kus vanad istuvad selle plastmees supitopsikuga. Siis ma mõtlen, millest me räägime? Ja millest me räägime. Delfi militaarpodcast. Eriväelase jutud. Ainuke lihtne päev oli eile. Iga päev algab nullist.